Nagu Terasem televaate on juba aru saanud, oleme tõepoolest jõudnud Pühajärve kaunile kaldale ja tegelikult tahaks ikka jalgsi sellele järvele tiiru peale teha, aga ega see nii lihtne ka nüüd ei ole. Üks selline jalgsi matk ümber Pühajärve kestab umbes 5-6 tundi. Aga õnneks olen juba silmanud silmanurgast ühte tuttavat nägu ja mida ma näen, seal on päris suur hulk selliseid tööriistu, millega on võimalik seda jalavaeva vähendada ja ka aega kokku hoida. Lähme vaatame lähemalt. Siin tõesti on meil laenutuspunkt ja matkade alguskoht ja mul on siin igast ägedaid rattaid. Fattidest, kruiseritest, patareid, sportlikud mudelid lastele ja daamid korvidega saavad kleitides, seelikutes vurada, nii et kõik on oodatud. Kui pikk ring siin ümber Pühajärve on, mida on võimalik teha siis nende erinevate tõukeratastega? No kui teha nagu miinimumplaan, eks ole, ja veerevam rada on 11 kilomeetrit, aga sinna annab juurde panna. Sellest miinimumist jääb ju väheks, on ju. Ja. Et pluss 2 kilomeetrit ja pluss 4 kilomeetrit ja siis on juba siuksed seikluslikumad rajad. Need tõuksid on ikkagi ka väga head fitnessi andvad, kui üleval päike ka paistab. Ja nüüd me oleme jõudnud siis siia Pühajärve spa Mururanda, kus me juulis kutsume teid ka kõiki osalema siin 6. tõukarattamaratonil. Ja see on Tõukarattaliidu sarjas kõige veerevama rajaga. Siin tulevad super ajad, rada on kiirete laskumistega ja tegelikult väga kerge. Ja kui ümber Pühajärve seiklemisest ja maaliliste vaadete vaatamisest on isu täis, siis tahes tahtmata tekib soov tegelikult ju piiluda Pühajärve nii-öelda sisse, ehk siis minna vee peale ja siinkohal tuleb appi meile Aivo. No mina pean 2 aastat Pühajärve paadisadamat, kus me laenutame siis veesõidukeid, mis töötavad inimese auru jõul. Pühajärv on nii maaliline ja kaunis koht, mida Eesti rahvas tahab säilitada ja sellepärast on siin kõik sisepõlemismootorid välistatud. Kerge veesport on tehtud. Aitäh sulle, Aivo! Aitäh sulle! Nüüd, kui on siin juba 11 lihasteis on, siis võib minna vaadata üle ka selle uue moodsa Kääriku spordikeskuse, kus saab igasuguseid muid trenne ka juurde teha. Niisiis, ja olemegi nüüd otsapidi jõudnud siia Kääriku spordibaasi ja kui ma nüüd vaatan ringi, siis esimene emotsioon, mis ette tuleb, on wow! Mis te teinud olete siin, Kristjan? Meie oleme ehitanud põhiliselt, no tegelikult ka sportlasi vastu võtnud. Et eks me hakkame tasakesi lõpule jõudma oma arengutega, mis me siin oleme lubanud teha ja mida meilt on palatud teha. No, Kääriku spordibaas on tuntud kui ikkagi selliste tõsiste spordiinimeste nagu kogunemispaik, kus siis tehakse suvisel ja talvisel ajal trenne. Kas ka minusugusele sellisele harrastajale või siis pehmelt öeldes ebasportlikule mehele ka on siin mõnda tegevust? Ütleme ausalt, et viimased 2 aastat siin selle tobeda haigusega koos elades on just näidanud seda, et ka sellised sporti armastavad, aga 40+ härrad ja perekonna inimesed on leidnud siin väga palju nii-öelda põgenemist linnasinte vahelt. Nii, ja nüüd natukene ja rattaga sõitmist ja olemegi jõudnud vaata, et Eesti kõige nooblimasse elurajooni. Mis siin täpsemalt on tegelikult? Need on need hooned, mis me said eelmine suvi nüüd valmis. Need on võistkonnamajad. Eks esimene funktsioon ongi ju tegelikult see, et siia saavadki tulla meie koondised, saavad tulla eraldi olla. Siin on igas majas on selline mõnusalt 12 kohta, 2 toad, väike saun, koosolemise ruum selline ja täpselt selline, kus saab näiteks võistkonnaga olla. Nii, ja järjekordne peatuspaik siin Kääriku spordibaasis, kui mitte öelda, et spordiriigis on meil nüüd üks päris huvitav selline ilusa kattega plats. Mis siin tehakse? Siin oli ajalooliselt, tegelikult oligi niisugune välijõusaal ja siis teivashüppeala. Siis me tahtsime ikkagi taastama nii-öelda vana kuulsust ja hiilgust, mis siin on olnud. Siis tegime ka nüüd siis niisuguse turnimisala ja siis välijõusaali, mis on
ma arvan, et Baltikumis ja igal pool ikka kõige ägedam valijõusal üldse, mis saab olla. Ja siis lisaks veel Erki Nool palus, et üks teivashüpperada oleks kalda all, et saaks ägedamalt trenni teha. Ja see on ka ainuke, ma arvan, või kindlasti lähipiirkonnas, et selline võimalus ka olemas oleks. Ja tegime talle ära, nii et kõik on korras. Aga põhiline asi on see, et see vaade on kõige ilusam. No ja nüüd ongi vist meie ringkäik või siis ringsõit siin Kääriku spordibaasis jõudnud selle kõige magusama koha juurde, vähemasti väga paljude keskealiste meeste arvates. Ehk siis mõttekoda number 1, see on Kekkose saun. Et jah, see on see kuulus, ka kurikuulus, see on juba 4. Et siin on olnud nii põlenguid kui ka renoveerimisi. Aga ma arvan, et selliste palkidega saun püsib siin veel aastaid ja aastaid. Meie lapsed ja lapselapsed käivad veel siin. Et see on jah, meil juba ülimalt populaarne. Et siin naljaga pooleks öeldakse, et Kääriku spordikeskus on juba Kääriku saunakeskus. Et kui meil siin kõik valmis saab, siis meil üks kuradida siin sauna on meil siin olemas. Nii et mis muud kui toredat saate vaatamise jätku kõigile televaatajatele, meie lütta orsud paljaks ja sauna.